Nick Fuentes väidab nüüd, et ta vahetab poolt, sest see uus parempoolne liikumine on muutunud uskumatult rumalaks. See on lihtsalt uskumatult loll. Vaatame, mis toimub. Ma vahetan sõna otseses mõttes poolt. Mitte nii, ma vahetan poolt. Mitte nii, mitte nagu mingi geiasi, seda ma tahtsingi öelda. Poole vahetamine. Ma liitun. Ma hakkan nendega liituma. Ma ei suuda enam. Ma lihtsalt ei suuda enam. Ma nägin täna Jake Shieldsi. Kuule, nüüd ma tean, kuidas mustanahalised end tunnevad. Nüüd ma tean, kuidas Thomas Sowell end tunneb, olles sama liik kui George Floyd. Ma vaatan täna Jake Shieldsi. Tal on nokkmüts tagurpidi peas ja kõrvad täiesti läbi. Ja ta istub seal ja ütleb, miks sa arvad, et prantslased andsid meile vabadussamba? Miks nad seda tegid? See on nagu mingi juudi värk. Vabadussammas, Kariibi mere piraadid, juutide vandenõu, vabadussammas, juutide vandenõu. Minecrafti film, Jack Black. Kas sa tead, et Jack Black on juut? Okei, ja siis? See ongi asi, tal on õigus ja mulle ei meeldi öelda, et Nick Fuentesil on õigus. Aga kui sa kedagi vihkad, siis vähemalt olgu selleks hea põhjus. Aga vandenõuteooriad on lihtsalt nii naeruväärseks muutunud, mis on ausalt öeldes juutide jaoks igal pool hea asi, sest see lihtsalt tõestab, kui jabur see kõik on. Tead, Nick Fuentes on ohtliku tüüpi juuditihkaja, ohtliku tüüpi sionismi vastane, sest ta on intelligentne ja tema argumentidel on tihti mingi loogika taga, kuigi ma olen nendega kategooriliselt eriarvamusel ja arvan, et nende alus on vale. Aga kui sul on sellised idioodid nagu Dan Bilzerian või Jake Shields, kes ajavad neid narratiive nagu Jaa! Kas sa siis ei tea? Põhjus, miks ma täna hommikul varba ära lõin, oli see, et Iisrael pommitas Gazat. See on lihtsalt nii väsitav ja naljakas ning tõestab lihtsalt, kui rumalad need inimesed on. Lavakana? Ma mõtlen, tõsiselt või? Nii et ma vahetan poolt. Ma liitun nendega. Ma liitun, tead mis? Kui nemad juhivad kõike, siis võib-olla on neil milleski õigus. Kui nad on nii head, siis võib-olla on aeg poolt vahetada. Võib-olla on aeg lõpetada kadestamine ja küsida, mis on nende inimeste juures, keda on nii vähe ja keda on nii palju tagakiusatud, kuid kes ikkagi suudavad pidevalt olla edukad kõiges, mida nad ette võtavad. Võib-olla on neil midagi erilist ja me peaksime proovima neilt õppida, selle asemel, et neid ihata, kuna meil pole sama suurt edu. Mina isiklikult ei usu, et juudid kontrollivad meediat. Kas sa oled näinud, kui palju meedia neid vihkab? Ja ma ei arva, et juudid kontrollivad kõike, aga ma arvan, et neil on oskus olla edukad, isegi kui kõik on nende vastu. Ja see on midagi, mida inimesed peaksid uurima, mitte vihkama. Kui see, mida sa ütled, on tõsi, siis vabadussammas, Kariibi mere piraadid, Hollandi vabariik, Jack Black, föderaalreserv. Kui see, mida sa ütled, on tõsi, siis võib-olla on aeg lihtsalt, kui sa ei suuda neid võita, siis ühinen nendega. Kes siis suudaks neid võita? Noh, meie kirju seltskond UFC võitlejaid, naiskoomikuid, libaprofimängureid. Kuule, kui nad on universumi valitsejad, kui neil on kaugvaatlusvõime ja nad juhivad Saturni torme ning kontrollivad kogu maailma rahandust, siis kes neid võidaks? Jake Shields ja Dan Bilzerian. Rumal. Võib-olla Anna Kasparian. Võib-olla tal õnnestub suurt kurja kontrolli võita. Isegi veel rumalam. Tweedledee ja Tweedledum. Kui see on see, millega meil töötada tuleb mees, siis ma liitun impeeriumiga. Ma hakkan kuradi tormisõduriks. Igatahes. Ma arvan, et ta tunneb seda, mida paljud meist tunnevad. Nimelt, issand jumal, kui madalale võib sinu intelligentsus langeda. Ja lollim on ilmselt parim kirjeldus, mida olen kuulnud Dan Bilzeriani ja Jay Shieldsi kohta, sest nad on tõesti kõige rumalamad rumalate seas. Ja see lihtsalt jõuab mingisse punkti. Tead, Jake Shields ütleb, et ta toetab föderaalreservi. No vabandust küll. Mitu korda sulle vastu kuradi pead löödi, enne kui sa rahapoliitika kohta midagi õppisid? Kas sa oled kunagi lugenud Ludwig von Misesi raamatut Raha ja krediit? Ma ei usu. Võin ma lihtsalt öelda, et ausalt öeldes oleks maailm palju parem koht, kui inimesed näeksid Nick Fuentesit lihtsalt kui hullumeelset koomikut, mitte kui kedagi, kellel on poliitilisi seisukohti.
Ta on lihtsalt naljakas, ta on ülimalt vaimukas. Ta on kohutav inimene, kui rääkida asjadest, mida ta tegelikult usub. Aga viis, kuidas ta oma argumente kokku paneb, on ausalt öeldes midagi sellist, mida inimesed tulevikus vaatavad, et mõista, kuidas see mees suudab argumente võtta ja neid nii osavalt manipuleerida, et need tunduvad nii vastuvõetavad. See, et isegi keegi nagu mina, kes uskumatult ei nõustu selle mehega ja arvab, et ta on jäle ja kohutav, tegelikult naudib tema vaatamist, on saavutus omaette. See ongi meie tegelik probleem. Nick Fuentesi tüübid on palju problemaatilisemad kui Dan Bilzerianid ja Jake Shields'id, sest Jake Shields'id teevad igasuguseid avaldusi, inimesed lähevad närvi, aga see on lihtsalt rumalud. Nickil on midagi sellist, et ta suudab panna inimesed teda tõesti hea meelega kuulama. Ja see ongi ohtlik, sest ta kõlab loogiliselt ja intelligentse inimesena. Ja see, mida ta siin ütleb, ongi intelligentne. Kui nad tõesti juhivad maailma, siis võib-olla peaksime nendega liituma. Need inimesed on rumalad. Ja ta muudab pidevalt meelt. Ta hüppab ühelt arvamuselt teisele ja siis jälle tagasi. Sa ei tea kunagi täpselt, mis seisukohta ta tegelikult esindab, aga sa oled temaga alati lihtsalt kaasa haaratud. Nii et ta veab inimesi põhimõtteliselt endaga kaasa, nii et neil pole aimugi, kuhu nad lähevad ja nad ei peatu hetkekski, et ise mõelda. See on meisterlikanne, seda peab talle tunnistama. Ja lisaks on ta seda tehes lihtsalt ülimalt naljakas. Ma ei usu seda. Kas sa saad mulle seletada üldist ja osalist tasakaalu? Ma ei usu seda. Nii et tead, millal oma karjääri jooksul, kui sind pidevalt vastu pead löödi, said sa rahapoliitika eksperdiks? Mine igatahes. Nüüd, kui keegi teine seda ütleks, kui keegi teine mulle seda ütleks, näiteks David Friedman, Milton Friedmani poeg, siis oleks nagu, okei, aus küll, sa tead rohkem kui mina. Ma Austin Sind. Aga see on mingi tüüp. Ta ei suuda isegi oma suud kinni panna, sest ta hingab selle kaudu. Ta istub seal, hingab suu kaudu, näeb füüsiliselt välja nagu ahv ja hakkab siis ütlema, et sa ei tohi föderaalreservi kritiseerida või midagi sellist. See on nagu kuule mees. Jää oma liistude juurde. Jää oma liistude juurde. Sa oled seal selleks, et takistada Turning Point USA turvamehi. Selleks sa seal oledki. Ogu! Issand jumal, see hakkab juba natuke liiga palju olema ja ma olen tahtnud seda nii kaua öelda, aga me pidime olema viisakad. Selline tore inimene ma olen. Ma hoidsin seda endas nii kaua. Ja inimesed ütlevad, et ma olen halb inimene. Ma arvan, et ma olen tore inimene. Me pidime tõsiselt võtma mõtet, et mingi tüüp, kellel on sõna otseses mõttes ajukahjustus, hakkab meile poliitikast midagi rääkima. Tal on nagu ajukahjustus. Ta vajab ajuuuringut. See mees vajab arsti abi. Ma mõtlen, kui sa tavalises olukorras... Kas sa näed, kuidas ta on nagu, ma peaksin nüüd vist lõpetama? Oi ei, mul on veel midagi öelda. Ma peaksin nüüd vist lõpetama. Mul on veel midagi öelda. Vaatame, millega ta veel välja tuleb. Kui sa ei teaks, et ta on legendaarne võitleja ja näeksid teda bussipeatuses juutide kohta karjumas, siis sa kutsuksid kiirabi. Sa teeksid talle kainustesti. Sa paneksid käed õlale ja küsiksid, mis päev täna on? Kes on praegu president? Tead mis, siin ongi probleem, eks? Minu jaoks ausalt, kõik, kes usuvad neid hullumeelseid vandenõuteooriaid või midagi sellist, inimesed nagu Nick Fuentes, neil kõigil on vaimsed võimed puudulikud. Kõigil. Probleem on selles, et kui Jake Shields tegelikult teeb meile teene, sest ta näeb nii naeruväärne välja ja kõlab nii naeruväärselt, siis ta tundubki täpselt selline, nagu keegi, kes pole terve, nii et teda ei saa tõsiselt võtta. Aga Nick Fuentes, see ongi tegelik probleem, sest teda saab tõsiselt võtta ja sa usaldad tema arvamusi mitmel moel. Ja jälle, isegi kui me teame, et ajab vastikut juttu, on teda tõesti huvitav ja meelelahutuslik kuulata. Ja ta on loogiline selles, kuidas ta oma argumente esitab, mis on väga erinev teistest inimestest, mis teeb temast taas hullemat vaenlast, kuid samas ka palju köitvama. Aga selle asemel me võtame seda inimest tõsiselt, nagu ta hakkaks osalema intellektuaalses debatis. Kas ta lendab Oxfordi? Tead, nad ei saanud teha Hassanit ja Cenk Jugurit. Kas Jake lendab Oxfordi ja peab kellegagi päevakajalistel teemadel debatti? Vaatame. Teema rahapoliitika. Teema B Iisraeli ajalugu Lähis-Idas. Nagu idiokraatia. See läheb lihtsalt juba liiale. Valges Majas on UFC Octagon. See tüüp on poliitika asjatundja. Congress Elite Bilzerian.
Jumal, aidaku meid! Kuule, mees, Jahve, kui sa kuuled meid! Palun hävita Amalek! Ei, tegelikult mitte, see on nali. aga noh, mees, võib-olla neil on milleski õigus. Võin ma lihtsalt öelda, nagu olen korduvalt öelnud, et ma tõesti arvan, et see, mida me näeme, on märk palju-palju suuremast probleemist ühiskonnas. Näiteks see, et inimesed on valmis kuulama neid, kellel pole ilmselgelt mingeid intellektuaalseid võimeid ega isegi elementaarset mõtlemise järjepidevust. Ja peavad neid autoriteetideks või inimesteks, kes peaksid valitsusse minema. See lihtsalt näitab, kui halvas seisus meie ühiskond tegelikult on, eks. See on palju hullem ja palju kaugemale läinud kui lihtsalt see juudi vihkamine, mis muudab nad lihtsalt tõeliselt naeruväärseks. Ja ma olen valmis kihla vedama, et Nick Fuentes ei plaani poolt vahetada. Aga see, mida ta siin ütleb, on tema poole jaoks oluline mõista, et kui te lähete välja ja olete nende juutide suhtes kohutavad, siis vähemalt kõlage intelligentselt. Ja meie jaoks on oluline meeles pidada, et vaadake, kui rumalad nad on. Jätkame selle rõhutamist, sest nad on tõesti nii rumalad kui võimalik. Võib-olla neil oli iva, kui nad ütlesid, et juutide jumal Jahve hävitab Amaleki, siis tead mis? Pan mind valima! Hea, et teil mina olemas olen. Sest kui oleks küsimus näiteks Shabbos Kestenbaumi ja Jake Shields'i vahel, siis ma ei tea, kummal poolel ma oleksin. Seda võin öelda. Kui ma ei oleks avalikus elus ja peaksin valima Shabbos Kestenbaumi ja Jake Shields'i vahel, siis ma ei tea, kummal poolel ma oleksin. Seda võin öelda. Tiid! Shabbos Kestenbaum sai just Nick Fuentesilt mainimise komplimendi kõige Nick Fuenteselikumal moel. Põhimõtteliselt öeldes, et loogika on oluline, see ongi oluline. Ma tahaksin väga näha Nicki ja Shabbose debatti. Ma tõesti tahaksin seda näha. Nii et teil on hea, et teil olen mina. Te ei pea seda tegema. See on vale dihhotoomia. Te valite Ameerika enne kõike. Me ei pea tegelema madala IQ-ga. See pole isegi madala IQ-ga antisemitism. See on lihtsalt madala IQ. See pole isegi midagi. Täpselt nii, just. Täpselt nii. See on madala IQ kõiges. Ja just madala IQ-ga inimesed langevad madala IQ-ga antisemitismi lõksu. See on ohtlik. Nick Fuentes on ohtlik. Ta jääbki ohtlikuks. Ja see on probleem, millega tuleb tegeleda. Aga Jake Shields ja Dan Bilzerian teevad ausalt öeldes meie ühiskonna jaoks musta tööd. Nad tõestavad iga päev, kui rumalad nad on. Ja kui rumalad inimesed seda kuulavad ja sellest usuvad, siis polnud neil algusest peale lootustki. Midagi polegi teha ja ükski intellektuaalne ega loogiline argument ei aita neid. Kui sa tõesti arvad, et Dan Bilzerian on mingil alal autoriteet, kui sa tõesti seda usud, siis mina ei saa aidata. Keegi ei saa aidata. Sind ei saa kunagi aidata. Sa jäädki alati rumalaks ja aeglaseks. Aga kõigile teistele meil on veel palju tööd teha. Igatahes, aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite. Ja ma olen valmis kihle vedama, et Nick Fuentes ei kavatse niipea judaismi vastu võtta.